Ping, 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 ping. Jou. Nii, aga perfect, kõik on olemas. Kõik näevad, kuulavad meid. Väga hästi. Täna on see päev, kui me otsa kaamerasse kogu aeg ei vaata ja kui sulle tundub, et me Rainesega räägime kuskile tühjusesse või vaatame kuskile pildist välja, siis tegelikult meil on siin külalised ka, kes on võtnud julge live paketi, sest nad on liiga palju meil ekraanides juba näinud enne seda ka. Vot nii, aga ma arvan, et pikka ootamist siin ei ole ja kui teil on kõik valmis, siis ma palun teid võtta jääd ja panna ühed Aperol Spritzid endale klaasidesse. Ja siis kohe varsti alustame ka. Me üritame teha seda suhteliselt vabas vormis. Me üritame nagu alati ära mahtuda ühte tundi, mis ei ole mul ka endal ei tule välja nii kiiresti, aga igal juhul proovime liiga pikaks seda pidu mitte venitada. Nagu te panite tähele juba, täna on selline degustatsioon, kus kokteilid on täismahus, nii et see tund võib olla siuke hästi kiire ja tore. Rainise poolt on meil vahepaladeks 2 Amuse Bouche ka. Pärast me räägime ka neist, nii et ma usun, et selle tunni-pooleteist tunni pärast kõigil peaks olema hästi tore. Kindlasti. Nii, ja kui sa tahad Kivecasti vaatajatele midagi öelda, räägi siia. Jou. Või siia. Okei. Siia. Nii, et kuidas meil interneti degustatsiooniga on, kus teie joogid on? Kas hakkavad nad varsti tekkima juba või? Aha. Korralik ettevõtmine. Korralik ettevõtmine. Mul on täna isegi esindustressid üles. Ma just tahtsin öelda, et 10 punkti dressi eest nagu tegelikult ka, nagu see on dope as fuck. Ja hiljuti käisin noorema vennaga Haapsalus ja siis ta näitas mulle ühte YouTube videot, see on nagu osa meie tänapäevasest kultuurist, sest selle loo nimi on Vodka Semički Hardbass, Tripaloski Adidas. Äkki olen isegi kuulnud seda. Ma aeg-ajal kuulen Hardbassi, see on mingi mu kiltib seal nagu. Okei, aga kas meie esimesed joogipalad on valmis juba? Ei ole, ma ei tea. Ciao, Krüüt. Ciao, Krüüt. Okei, tundub nagu enam-vähem olema valmis. Kas me hakkame natuke juttu rääkima, et okei, obviously meil on Aperol Spritz kõigil, aga me ei lasnud teha seda täielik klassika järgi, sest me oleme ikkagi Kivebaaris, tuunime seda natuke. Ja see on siis tehtud Elderflower Cordialiga, ehk siis see on selline leedripuine, kerge ja me mõtlesime, et kui tänapäeval mai keskpaiku poole on ju see joog üleüldiselt hakkab juba popiks minema ja selline joog nagu Hugo ka, mis on teatavasti leedripuu ja prosecco, siis me panime mõlema joogi parimad palad ühte pokaali. Ja ma arvan, et täitsa banger on, aga minu küsimus on pigem selles, et miks Restomeemid pakkusid meile Aperol Spritzi selleks esimeseks joogikäiguks? Sest et nagu, kui sa töötad restoranis, siis see on nagu see kevade kuulutaja. Nagu neid kevadel hakkab Aperol Spritzi minema, siis sa tead, et nagu kevad ja suvi on nurga taga kohe. Kas see on pigem hea või see on pigem tramm ja räägime tavaelus, teeme nii, et lepime kohe kokku, et me ei maini kriisidena. Okei, tavai. Seda ei ole. See on siin, las olla, seda ei ole. Ta ei tee nagu midagi keerulisemaks, sest see on suht lihtne drink, mida valmistada. Sa pead ainult 3 komponenti kokku olema koos ja olemas. Okei. Probleem tekib siis, kui nagu väljas on mingi 3 kraadi sooja, vaata, ja siis sul tuleb mingi tšikk lööb oma kuradi Insta jälgijate arvub ukse maha, vaata, ja siis nõuab kuradi terrassil istumist. Ja siis sul on nagu, kujuta ette, sul on nagu mingi tšikk istub seal terrassil, joob oma Aperol Spritzi, tal on mingi kuradi 5 kuuma lampi on näos, 7 lambanahka on ümber, ja siis sul on nagu kõrval on seal mingi läbipaistvast T-särgist mingi kuradi
rinnahoidjatega teenindaja mingi, kas ma saan teile midagi veel tuua, vaata. See on nagu see, mida ma vihkan, vaata. Nagu jooma Aperol Spritzega nagu ära nagu pane teenindajad sellest olukorda, kus ta peab mingi külmetama uues sinu pärast nagu. See on nii jabur, tegelikult nagu, kui me juba räägime üldiselt ka restorani äridest, inimesed nagu vahest küsivad selliseid asju, et sa oled lihtsalt nagu what? Esimene, millega ma olen täiesti nõus, meil on ka mingi baari kogemus selja taga on ju, mingid käitumismustrid on teada on ju. Esimene on jah, need esimesed ilmad, kui on päike, siin mere ääres olid täpselt samuti mingi 17 meetrit sekundit, mingi jääkülma tuult ja tüübid on mingi, teeme viski saarid välja, sa oled mingi, ära jääd pane, väljas on tuuline. Tegelikult. No shit on ju. No shit, ära jääd pane on ju. Teine minu lemmik on, kas te müüte sigarette? Ei müü. Marlborot ka ei ole või? See ei ole sigaret või? Sa oled what? Ja no vahest, kui ma töötasin kohtades, kus müüdi sigarette, siis... See on kõige halvem otsus. Mida te müüte? Me müüme pruuni Kenti. Väga hea, ma võtan ühe parlamendi. Ja siis sa oled mingi... Mõnu meelest oli alati see, et nagu need kohad, mis müüsid nagu suitse, see oli nagu kõige suurem auk alati nagu inventuuris. See oli nagu enam-vähem kõik asjad on mingi korras, siis sa jõuad nagu suitsudeni mingi 16 plokki puudu. Kes omasid ära ei maksnud, kõik on nagu mingi, ei mul on makstud nagu pindalt. Mul on makstud ja ma... Siis on mingi tullud seadused, mingi võtad paki, kohe maksad ära, siis on ikka mingi 16 plokki puudu. Ja siis kolmas asi, mida tahaks kindlasti mainida ka nagu pop-küsimuste vahel on see, et Kaifis on seda olnud, aga vähem. Ma mäletan, kui ma töötasin Butterflies kunagi, siis seda oli nagu suht iga päev. Seal on nagu klaasseinad, inimene teeb ukse lahti ja näeb, et seal on mingi 7 teenindajad, kõik roosad särkida ja mingi 2-3 lauda on õhtu alguses. Ja küsimus, mida inimesed hästi väga tihti küsiti. Kas te olete avatud? Ja siis, what the fuck, tõesti? Ja seal on mingi... Ei, meil on, ma ei tea, flashmob siin roosade särkidega 9 keksi. Lihtsalt ei. Lihtsalt ei, nagu, võib-olla sinu jaoks tõesti ei. Ja no, ma arvan, et ja ma saan aru, et me töötame, meil on kõik teemad, millega me töötame, kõik keerulised. Inimesed, toit ja alkohol on ju, what the fuck on ju. Või paneb neid kokku panna. Paned neid kokku ja oh my god, mis välja tuleb on ju. Okei, suvine sprits on selge, aga meil on ka siuke mitteametlik skript olemas teemadest, millest me tahtsime rääkida. Esimene küsimus, me kõik teame, et praegu meemid on nagu suur teema on ju, mis asi on meem ja mida see tähendab nagu tänapäevase internetikultuuri jaoks. Eriti praegu, kui kõik on lockdownis, kui meeme oli nagu nii palju, siis praegu on lihtsalt whatever. See kogus on ebanormaalne, aga ma näen, et ka kvaliteet on lockdowni ajal ta on natuke paranenud, et naljakaid asju on päris palju tekkinud. Inimesed genereerivad ja palju peale, neil on aega seda toota, vaata. Jaa, küsimus on sama, mis on meem? Põhimõtteliselt on ta siis ju mingisugune faili formaat, mida sa ise vastavalt oma mingile tujule mutanteerud. Nagu põhimõtteliselt, sa muudad teda, vaata. Sa võtad mingi konteksti ja rebita sealt kontekstist välja, vaata. Meem on siis visuaalne fail või see on GIF või mingi video? Ei, ta võib olla nagu mingi video ka, selles suhtes nagu mingi, ma ei tea, Gangnam Style'i nimetatakse ka meemiks, vaata. Või nagu mingi sükene mingi interneti mingi asi, nagu Nyan Cat või mingi... Jaa, 200 tundi YouTube. Jaa, täpselt, see on nagu ka mingi meem, vaata. Nagu, kui sa selle lõpuni vaatad, siis sa tead. Elus veel oled. Trip on tavaliselt kuskil 8 tundi, nii et ei jõua nagu nii. Meem on jah põhimõtteliselt mingi, lihtsalt võtad mingi asja ja lihtsalt nagu keerutad seda niimoodi ja nagu muudad seda, kas siis naljakamaks või nagu vastavalt enda mingile asjale, põhimõtteliselt. Okei, ja kus sa mõtled üldse tuli, et ma hakkan nüüd meeme genereerima ja juhtima? Mina või? Jah. Ma töötasin Tabakis siis ja Teele Jäneseks sõbranna. Ma kuigi jagasime oma vahel Instagramis nagu mingi välismaa meemilehtede mingit sitta, vaata. Noh, just ka, kes teevadki mingi resto teemal ja mingid teenindus ja siuksed asjad. Siis mingi päev oli nagu kodus, pohmas nagu ikka enne. Ja siis
tulevad kõige paremad ideed alati. Ja, või siis sa mõtlesid, et see välismaailm on mingi irrelevant on ju ja... Ma lihtsalt mõtlesin, et nagu kui ma ise neid ei tee nagu. Ja siis ma hakkasin nagu algul lihtsalt katsetasin, saatsin mingi sõpradele. Tee mingi lehekülg, keerasin selle leheküljega valmis. Ja siis ma ei tea, see nagu läks kuidagi niimoodi lihtsalt, seal hakkas nagu nii hullult palju jälgijaid nii kiiresti tulema, et see oli nagu mingi ajuvaba, et ma käisin nagu kinos filmi vaatamas, lükkasin telefoni lennurežiimi, vaatasin filmi ära, võtsin 2 jälgijat juures mingi filmi ära, kes meil oli mingi what the fuck. Ja okei. Ühesõnaga selle... Kusjuures see on väga hea vastus, sest siit tekib minu järgmine küsimus, et mis on resto meemide demograafia? Et nagu, kes need inimesed on? Statistiliselt vaadates on 76% naised millegi pärast. Ma eeldan, et lihtsalt enamus teenindajad on tüdrukud. Aga I don't know. Kas sa arvad, et jälgijaskond on pigem nagu korraka inimesed või? Ma tean nii palju oma jälgijaskonna kohta, et iga kord, kui ma teen mingi seksistliku naiste suhtes nalja, siis on jumal putsis. See on iga kord olnud. Ja siis mul on, mina mingi mälus peaga öösel linnas mingi 3. Davai ülesse, hommikul ärkab mingi what the fuck, mida ma tegin kähku maha, vaata. Lihtsalt mingi ei, Rainis, ei. Rünnatakse kohe. Ei rünnata, nagu selles suhtes aeg-ajalt tuleb mingid nagu, tuleb ikka inimestelt mingi kraamiga, aga nagu ma alguses isegi nagu viitsisin kuidagi enda lõbuks vaielda nendega, vaata. Mingil hetkel ma sain aru, et see on nagu sigaga poris maadlemine, et sa saad aru, et teile tegelikult meeldib see, et sa vaidletega vastu, vaata. Kusjuures ma olen näinud Teedi platvormi üks populaarsemaid video, ma ei mäleta, mis selle tüübi nime on, aga igal juhul ta on üks ajakirjanik Inglismaalt on ju, kes hakkas spämmi kirjadele vastama. Ja mida iganes seal genereeritud oli ja kindlasti vaadake, ma ei mäleta, teed mingi, pange mingi spam letters response või midagi sellest, küll leiate seda, seal on miljoneid vaatamisi ja see on hilarious lihtsalt, mida nad mind on ka nagu selles suhtes, et sorry, ma otsin teile telefonist ühe pildi, mis ma tahan teile näidatud. Ja mul on ka kõike tulnud, nagu ma olen rassist, ma olen kuradi homofoob, seksist, ühesõnaga kõik asjad, mis on võimalik mul ette visata, on visatud. Sul on ju suhteliselt apoliitiliselt ja aseksuaalselt. Ma olen nagu hoidnud neid asju niimoodi, et ma ei olegi tahtnud kunagi teha, ükski meem ei ole tehtud näiteks nagu, mis sõna on, mis ma otsin praegu, konkreetselt kellegi kohta näiteks. Mul on alati nagu proovinud seda, aga mingid inimesed leiavad ikka kuskilt ridade vahelt nagu mingi... Et see on mina ja see on, it's offensive. Ühesõnaga ma tegin mingi meemi, siis kui see kuradi huini hakkas, vaata ja mingi kuradi 2 esimest hiinlast lükati kuhugile mingi kiirabisse ära, vaata, mingi teema. Ma tegin selle kohta lampi meemi, mis ei olnudki meem, ma tegin lihtsalt põhimõtteliselt foto, kuna mul tuli pealkiri Delfis ja seal all oli kohe oli nagu maskide reklaam. Kaarautast. Jaa, see kaarauta oma, vaata. Ma tegin ainult pildi sellest, panin selle üles ja mingi tšikk lendas mulle kõrri, et ma olen rassist. Sest et ma nagu hakkasin mingi hiinlasi pakkima, ma olin nagu what the fuck nagu. Ja siis mida ma tahtsin teile näidata, kui ma leian selle üles, sest et meemitegija telefon on selline, et siin on ainult meemid või meemi alged või mõtted või pildid või asjad, vaata mingi umbes 1600 tükki. Kuule isegi disse ei ole? Selle jaoks on mul Logbox. Mis asi on Logbox, mul on iPhone? See on safe Androidil, kus sa saad asjad panna, see on parooli ja sõrmehälja asjadega kaetud, seal on kõik dissi ja muud pildid. Wow. Ma ei leia seda üles, ühesõnaga see on mingisugune sükene pilt, mis ma saadan inimestele, kuna ma ei viitsi enam midagi jaurata, kui keegi tuleb midagi jaurama. Et ma olen midagi kellegile haiget teinud tema meeles, siis ma saadan lihtsalt ühe sükse pildi, mis on South Parkist välja võtta, kus istub nagu õpetaja nupp on põlvel ja seal on kiri Show me on this doll where the meme hurts you. Ja rohkem ma ei räägi nendega mitte midagi. Okei. Ei, see on väga huvitav, aga kuidas, kas see on sa näitasid meile oma kausta praegu, mis on igast contenti täis, kas sul on meemidega mingisugune skript või programm olemas nädalaks ajaks või sa lihtsalt laad välja? Ma ei tee ka kogu aeg, ma teen siis, kui mul on mingi tuju või idee või mõte, ma nagu ei viitsi toota, sest ma mingi hetk sain aru, et kui sa toodad sellepärast, et toota konteksti, siis sa toodad sitta lihtsalt. See nagu kaob see point ära, et ma parem teen nagu mingi nädalas 2 head meemi kui iga päev mingi 2 sitta. Alguses ma tegin ülipalju, ma tegin mingi 3 tükki päevas, sest et mu sees oli lihtsalt 15 aastat viha, vaata. Kuradi pulbitses sealt üle serva nagu kõikide suhtes, vaata, mingi sina mine pütsi, sina mine vittu, vaata. Ja sa lihtsalt nagu andsid niimoodi välja seda, vaata. Aga mingil hetkel sa nagu rahunesid maha, et said selle nagu viha välja endast elada. Ja siis nagu hakkasid kuidagi nagu, ma ei tea, tõmbasid seda hoogu nagu maha, vaata, või nagu
suve ma näiteks ei teinud peaaegu üldse, sest et ma töötasin siukses kohas nagu Dirhami. seal on mega chill. Mul oli nagu mingi hipisuvi, ma elasin telgis, mingi jõin õhtul õlut, kuulasin David Bowiet, käisin hommikul ujumas, mul nagu inimesed oli nii chillid, mul ei olnud millegi pealt toota midagi, sest et nagu ma ei olnud vihane. Ja siis sa tulid Telliskivist tagasi. Ja siis ma tulin linna tagasi, siis ma lihtsalt mingi türa, ma vihkan inimesed. Kus juures, see on väga hea point, sest sa ei ole ainuke inimene, keda ma tunnen meie valdkonnas, kes töötab igapäevaselt inimestega ja samas väidab, et ma vihkan inimest. Ma tegelikult vihkan. Miks sa kontoritööd ei tee siis? Ma vihkan kontorit rohkem kui inimesi. Ja pluss kontoris on inimesed ka veel. See on nagu 2 hullu asja koos. Millega sa kindlasti hakkab ei saa? Ei, kindel ei nagu. Okay. Kontori inimesi ma vihkan veel rohkem, sest nagu ma olen seda kunagi rääkinud ka mitte kõiki kontori inimesi, of course. Of course. Ma vihkan seda nagu kui mingi kontori inimene, ma rääkisin oma podcastis seda, et nagu mingi tšikk tuleb kuhugile sööma mingit päevapraadi ja siis ta käitub nagu nii üleolavalt mingi teenindaja suhtes, kuigi sa oled ise võib-olla lihtsalt mingi printeri assistent seal, vaata, sa saad vähem rulli kui mina, mul on veel tipid ja mingid asjad, siis sa kohtled oma teenindajat, nagu ta oleks mingi kõns, siis sööd oma 4 eurost kuradi akliagast, et ta käib Ei, kusjuures, see oli 2-3 aastat tagasi saime kursakaaslastega kokku teel ujumadega. Nii. Ja siis nad oli mingi, millega sa tegeled? Ja come on, me teeme nii palju asju Lassiga. Et tavaliselt minu nagu working mode on vastata, ma olen baarman. Et seda on kõige lihtsam öelda, et inimesed saavad aru. Ja mu kaaslastel tekkis siuke kaastunne, et mingi... Ja, täpselt nagu... Kas me saame sind aidata kuidagi? Kas ma olen mingi kodutu või nagu midagi? Kas ma saan sind aidata? Ja by the way, inimene, kes küsis, kas ta saad mind aidata, on mingi ärikliendi haldur Tele2-st. Halloo, dream job. Jaa. See on nagu pornoliin lihtsalt kuradi sakamari. Et huvitav, et miks inimesed arvavad, et me teeme seda mille pärast? Sellepärast, et nagu niivõrd no-brainer, et nagu kuskile muele ei saa. Ei, no absoluutselt nagu. Jaa, okei, kuule, mida ma tahtsin veel küsida on see, et kas ja kuidas sa oled oma meeme nii-öelda monetiseerinud? Ja monetiseerimise all ma ei pea silmas praegu ainult mingi, ma ei tea, paid promotions või postitusi, vaid ka, ma ei tea, mingi, mis gemüüsed sa oled saanud, seksi näiteks või... Oli kohe öelda, ma ei ole seksuaalselt ära kasutanud peaaegu kordagi seda lehte. Nii et? Peaaegu. Ühe korra. Aga jaa, ei alguses oli eriti palju, kogu aeg oli mingi restomeemid, lähme välja mingi ühesõnaga. Aga ma nagu, ma ei teagi, mis mul tol ajal viga oli. Nüüd tagantjärgi vaadates. Ei, nagu ma saaks siiamaani seda teha, kui ma tahaksin, aga ma kuidagi olen nagu, ma ei tea millegi pärast vältinud seda või nagu. See oli siis veel täitsa alguses ka, nagu kui keegi teadnud, kes selle taga nagu on, ma ei olnud veel kuskil mingi telekas käinud ja mingi värki sellega. Ja siis ma nagu tahtsin seda nii anonüümselt teha, sest ma tundsin, et ma saan nagu palju rohkem sitta toota, kui keegi ei tea, kes seal taga reaalselt on, vaata. Ja siis ma nagu ei viitsinud kellegi välja minna. Mis hetkest tuli see murdepunkt, kus sa nagu... See tuli sellest hetkest, kui mul helistati, ma hakkasin kodus mingi lõunauinakut tegema koos koeraga ja siis mingi tuli lambi kõne, mingi, kuule see õhtu saate sa tahad tulla, ma olin mingi, what the fuck is õhtu saade, mul oli telekat, vaata. Nagu mingi, ei no hell no, miks mitte, vaata. Ja siis, kui ma seal ära käisin, nagu siis ma olin mingi, mis vahet seal juba enam nüüd on. Jaa, seal sa käisid sama projektiga ikka? Jaa, ma ei tea, kust nad selle said või nagu lamp mul tuli kõne ja siis ma olin mingi 4 tundi hiljem olin. Lassi on whistleblower. Ma ei tea, kusagil keegi jah. Ühesõnaga ja siis 4 tundi hiljem olin kuskil kaamerate ees otse eetris tervele Eestile. Mis oli nagu päris huvitav. Jah, siuke. Ja siis sealt ma mõtlesin, et tegelikult vist väga ei ole vahet enam. Kes teab, see teab ja pohhu. Aga ma väga ei käi reklaamimas, et ma seda teen plakatiga mööda linna. Aga tegelikult väga, nüüd enam ei huvita. Okei. Mis on restomeemide või... Okei, põhikanal on ikka Instagram, on ju? Põhikanal on Instagram, ta ongi umbes niimoodi jaotunud, et Instagramis on mingi 9000 jälgija praegu ja Facebookis on, siin ma ei olegi vaadanud, ma arvan mingi 5000 äkki. Ehk siis põhiline on Instagram ja minu järgmine küsimus on see, et mis on see direct Instagramis ja mis on selle sisu ja mida inimesed sinna kirjutavad ja enne, kui Rainis vastab meile,
ma vaatan, et te joote natuke liiga aeglaselt, meid juba teenindatakse siin teisel korrusel Kaifis, nii et paneme ühed boulevardiirid jää peale ja kõrvale võtame siis ühed amuse-bouche'id, mis ei ole läbipaistvad, mis on natuke hägused sellised. Oh yeah. Aitäh. Ja meil ilmselt läheb natukene aega nii kaua, kui daamid arvad. Wow, amuse-bouche peakoka poolt siis on ju. Okei. Mis see küsimus oli? Mis on Direkt, jah. Te pange endale joogid valmis, me nii kaua lobiseme edasi on ju. Mis te tead, mis joogid on? Boulevardiirid. Mida kuulis ja vajan käes. Jaa. Mis asi on direkt, seleta mulle seda korra? See sõnumid, direct messages. Selles suhtes peale selle, mis, et kui mind ei sõimata rassistiks, mis sealt veel tuleb? No mis on siuke, ütleme, ma ei tea, top 5 request'id, miks inimesed üldse kirjutavad sinna? Ma ei tea, ma vist ise olen mingi story'dele reageerinud, on ju. Hästi palju sest nagu minu jaoks see, et sa lähed mingi paari nuppu rohkem vajatama, see on juba nagu too much hassle sotsiaalmeedia tarbides, on ju. Aga mida inimesed kirjutavad ja miks? Enamasti nad kirjutavad enda meemi ideid, kusjuures, või saadavad mulle mingeid videoid või pilte või mingeid asju vaata. Ma küll nagu olen suht vähe nagu Instagrami üles pannud. Suvel ma tegin nagu reaalse konkursi inimestele, sest et kuna ma ei olnud vihane suvel. Mul ei olnud mitte midagi teha, siis ma olin lihtsalt nagu mingi fuck it, ma tean, et töötad Tallinnast ja vihkate kõik, et ehk ise saaksin mida vaata. Ma mäletan, et mõned olid päris sealt tuli päris kulda nagu, mul mingi hetk viskas kopa ette, sest et nagu liiga palju oli. Ei, ma nagu ise olen viimasel ajal jõudnud sinnamaani, et ma üritan nagu avardada kuidagi enda meelt, et teha mingi ülipseudo asjadest nagu mingi kuradi jääkuubikust meem, vaata, et nagu challenge seda ennast, vaata. Ja siis inimesed nagu, nad teevad nagu, saadavad, kui sa saad mingi 20 kuradi ma Soome tippi meemi järjest eri inimestelt, siis sa nagu võtsi, kas te nagu olge originaalsemad veits, vaata, või nagu tahaks nagu seda originaalsust näha, siis aga see tuli ikka head kraami ka. Aga enamasti ongi jah, see, mis nad kirjutavad mulle on nagu mingid lingid, mingid pildid, mingid asjad, mis nad saadavad, vaata. Kurat, ei olnudki nii huvitav, nagu ma arvasin. Ma millegi pärast arvasin, et toodetakse nagu täielikult paska. Vahepeal on olnud mingeid asju, aga nagu väga näited. Issand, ma ei teagi. Üks mingi tüüp on mingi bodybuilder, kõik oma mõistuse sinna lihastesse ära pumbanud, nagu tõres aeg-ajalt kirjutab, mulle lihtsalt ma ei viitsinud vastata talle nagu. Mis see sisu on siis? Ma ei tea, ma ei mäletagi isegi mingi kuradi, ta nagu kuidagi näeb nagu maailma nii teistmoodi kui mina ja kuidagi nii kitsarinnaliselt, siis ta on nagu mingi tere mingi kuradi, mis kuradi eile ma lihtsalt mingi tavitud, et nagu miks ma pean üldse lugema, see ei ole näosi, vaata nagu mingi elama elu, vaata. Isiklik asja saadet või? Ei nagu ta näeb mingit meemi ja siis ta nagu, ma ei tea, kuidagi tõlgend, nagu umbes see, et viimane kord oligi see, et panin story'sse selle, et nagu ma ausalt ka tegin seda, ma olin jääkuubikul, olin tööl, olin lihtsalt külmiku alla, vaata, siis sulaks seal, siis oleks see autentne veenire, vaata, keset seda kuradi ma baari, siis nagu trammi ajal on, vaata. Ja siis ta kirjutas mulle lihtsalt nagu mingi, tere, sul on külmikest baari või? Põtsin ja viitsis nagu. Tule, kas kuradi fucking baaris ei ole külmikud või nagu mida vittu? Okei. Ühesõnaga on mingid inimesed nagu. Selles suhtes see lihtsalt käib sellega kaasas, et sa haldad mingit lehte, kus on 9000 inimest, siis nagu. No obviously mingi kiht tekib. Ja seal on nii seinas seina seda rahvast, aga enamasti mind väga ei pommitata nende kuradi asjadega, jäetakse rahule. Aga ma olen algusest peale nii palju kui võimalik üritanud fännidega nagu suhelda ka. Välja võttes nendega, kellega ma ei viitsi suhelda ja siis sorry, aga ma ei viitsi. Ja siis sul on mingisugune... Mul on jah see pilt või siis ma lihtsalt... Okei, räägi, meil on nüüd ees üks amuse-bouche, mis ei ole läbipaistev, vaid kergelt hägune. Kamikaze, väga hea. Miks meil on kamikaze shot amuse-bouche'iks vahepalaks? Sest et kui sa oled trammis tööl, siis vahepeal kui on mingi suke, ma ei tea, kogu kollektiiv läheb kettasse, lihtsalt see juhtub vahepeal nagu kollektiivselt, kõik on närvis, vaata, mingi ülitramm on. Siis tavaliselt tehakse suke energiaring kuskil tagaruumis
võetakse kätest kinni ja juuakse mingi pits, mingit asja. Ja Tabakis müüme kamikazesid alati, see oli nagu kind on meie ting. Tavaliselt ei ole aega, et mingit shotti teha, õnneks seal nagu barmenid tegid. Muidu on tavaliselt see, et kangutatakse mingit jäägermeistrit või midagi kiirelt välja ja limoncello ja minema vaata. Meil on esimesel korrusel kraani peal moe mahe. No jaa, ühesõnaga jah. Ehk siis energiaring. Energiaring kõigile. Paikujas. Oi. Kamikaze, baby. Aha. Neile siis, kes KFCastiga liitusid. Jah, meil on veebidegustatsioon lausa. Nii et jah, te võite kõike kuulata ja näha, aga maitsta küll mitte, sest te ei ühinenud meiega täna. Aga neid võimalusi aga te võite siia alati ju tulla. Absoluutselt. Ja juua neid samasid asju. Nii, okei. Ja siis Boulevardier. Jällegi, kui keegi on selle joogiga tuttav, siis klassikaliselt see on bourbon, whisky ja vermut ja siis on meil ka Campari on ju. Restomeemide pool on meil Mellow Boulevardier on ju. Mina isegi küsisin üle, sest tavaliselt ma oleks Bourboniga teinud lihtsalt Campari Aperoli vastu vahetada ja sellepärast ongi Mellow on ju. Aga õnneks ma küsisin ja Rainis tegi nagu ekstra twisti, mis on minu arust überäge ja see Boulevardier on tehtud 10-aastase taliskeri põhjal ja ta on siis kergelt suitsuna lõpus ka. Ja minu arust see on väga cool kick, et mida ongi tavaliselt Boulevardiris võib olla natuke puudu. Selle kokteili autor on tegelikult Martin Tabaki peab. Karver. Jah, Karjärve. Millega ta praegu tegeleb? Viimati, kui ma taga rääkisin, siis ta vist pidi ehitusel minema, sest Tabak läks pankrotti. Nii et ma ei teagi praegu, kas ta sai sinna ehitusel või mitte, ma loodan, et ta sai, sest siis tal on vähemalt mingi sissetulek. Mida ta mõõdub seal? Kui suur see pits on, see tundub üle väike. Kas te olete ära joonud oma kamikazet või mitte? Väga tublid. Boulevardieri proovisite juba või? Ei, türa. Meil on siin pitsa ära mõõta. Okei, davai. Aru saadavna. First thing first. Mattias, kas sa oled insener või millega sa tegeled tavaliselt? What's your occupation? Üliõppinud, õpin arstiks. Okei. Muidugi sa pead mõõtma neid pitse. Absoluutselt. Arstitöös on täpsus väga tähtis. Jah. Nii, aga Boulevardieri kohta, see on siis, miks meie peajoogiks täna? Sest see on mu kõige lemmikum kokteil üldse praegu kindlasti täiesti nagu vaielda. Ja just see Mellow taliskeri. Just see, et on taliskeriga see suitsune. Kuigi ma ise ei ole üldse viskijooja, pole kunagi olnud. Ma ei ole kunagi saanud, viin on erand, aga ma ei saa juua nagu mingit kangeid alkoholi niimoodi, et sa nagu mingi... Viin on erand. Nagu ma ei tea, viinaga mul on mingi oma storid üldse. Seda ma küsin hiljem. Aga mingi niimoodi, et ma lähen mingi, istun maha, võtan mingi 4 senti mingit viskit ja siis naudin, kuidas mu kuradi suu lihtsalt põleb peas, nagu ei. Nagu mul ei ole seda kunagi olnud, aga siis... Miksituna nagu just see jook, kui ma seda Tabakis sain, ma olin nagu müüdud, sest varem ma olin Negronisid kogu aeg, aga nagu see trumpas minu jaoks nagu Negroniga üle. Et Negroni puhul on muidugi see, et enamus toitlustus inimesi joovad Negronisid, sest sa oled seesmiselt nii surnud juba, et sa ei tunne mitte midagi muud, kui seal ei ole mingit... Seal on 3 kanget alkoholi ja mingi rämedalt nagu mõrkjas ka. Sulatina, akuape ja Negroni mingisugust asjad. Tunned korra südamelt mingi, mis see oli? See oli mingi emotsioon vist. Ja neid ei ole ammu tundnud. Kas juures jah? Ma pole nii süüdsi kunagi läinud. Selles on mingi Negroni on nagu that shit. Korraga inimeste vaata. See on nagu sul on nagu maitseliselt vaja midagi nii rääkida. Ja, et nagu see on kuidagi nagu, et inimesed tulevad mingi restorani tööle ja siis joovad algul neid kuradi Dreameri pakiveine vaata. Siis nagu aasta pärast jood mingi, tule andke mulle kõik mürk, mis sul on, pane kokku vaata. Kas su tarbimisharjumused just nagu alkoholi
kvaliteedis on kuidagi muutunud või mitte või Praegu või? Üleüldiselt nagu versus sellega, mis oli näiteks 5 aastat tagasi. Sest no, ma toon näide praegu, et ma hakkasin viina jooma nagu nautima seda. Kui ma sain 31, ehk siis novembris... Samad numbrid, aga teistpidi. Point on selge, et nagu minu kui baari töötaja jaoks viin on natuke liiga igav ja ma loodan, et Sven Petrov, kelle moemahe viina me armastame väga, ei pane pahaks, on ju. Aga no, sul on selja taga meeletu valik erinevaid alkohole, miks sa viina jood, on ju. Kas see on nagu see, et sa töötad baaris või restorani äris, kas kuidagi siin tarbimisharjumusi muutunud ajaga? Jaa, kindlasti. Nad on kindlalt ajaga muutunud. Või nagu selles suhtes, et kui ma varem... Nüüd ma näiteks peale igat tööpäeva pigem joon mingi hea kokteili. Kui nagu varem ma jõin mingi tölli. Aga nagu ma pigem võtan mingi ühe hea koksi, kui ma lähen koju. No, kuna ma nüüd sain load, siis ma väga ei joogi enam peale tööpäevast, sest ma olen autoga. Mis on väga hea, siis ma joon väga lihtsalt. See on nagu väga positiivne. Mul oli sama värk. Täpselt nii kaua, kui ma ei kolinud siia üle tee. No okei, ja siis on juba kedad. Siis oled mingi... Põhimõtteliselt lihtsalt nüüd on see, et nagu see raha, mis varem läks alkoholi peale, läheb nüüd autole paaki. Nagu selles suhtes, et ära läheb ta ikkagi. Aga viinaga mul on mingi iseäralik suhe olnud terve elu, et nagu ta hakkas mulle suht kohe meeldima, kui ma olin noor. Ma elasin kuskil maal ka enne, seal ei olegi midagi teha, sa oled lihtsalt 14-15 klassivendadega reede õhtud, reistad bussijaamas, jood mingit lauaviina, sest et noh, sul ei ole mitte midagi muud teha seal, lihtsalt see on kõik, see on kogu su meelelohutus. Ja siis vahepeal kutsud endale ise mendid, et saaks kellegest ära joosta, vaata. Ühesõnaga, ja no mingi siuke elu. Ja siis, ma ei tea, ma kuidagi olen nagu kogu aeg nagu, kui mul oli valida noorest peast ka, et nagu mingi alkohol, siis ma joon mingi trummikokse värk, mul oli nagu kruvikeele oli põhiline. Nagu see oli minu mingi go-to kokteil, et nagu, mulle lihtsalt meeldib viinamaitsega, ma ei tea, mingi masohistlik, mingi kalduvus mul. Ilmselt küll, jah. Ja mulle meeldib viinamaitse nagu tegelikult ka, nagu lihtsalt mul meeldib. Kas sul on mingi lemmikviin ka olemas või? Seljoone Marga. Seda kiidetakse päris palju. Kunagi ma ei mõrvajat hästi palju, aga see kuidagi muutus vahepeal. Et, aga noh, tegelikult on nii, et ma ei ole tegelikult aastaid, ma joon väga harva viina. Noh, niimoodi, et ma joon ennast viinast purju, seda ma ei julge väga üldse teha, sest nagu need... Mingi hetk ma hakkasin nagu ära connectionit tegema, et iga kord, kui mul juhtub midagi, siis on alati, kui ma olen viina joonud. Siis on nagu see mingi ärkad hommikul üles mingi... Kas sa oled see inimene, kes süüdistab viina? Ei, ma süüdistan ennast, et ma joon viina. Sest kui sa saad aru sellest, et sa ei tohi viina juua, siis mingi kuradi tule pärast sa ikka jood viina. See on küll mingi masohistlik. Ja see on nagu mingi... Jood viina ja sa hommikul ärkad mingi, mõtled, miks su peavalus on, siis tuleb meelde, et sa sõitsid öösel jalgrattaga vastu mingit poeseina, vaata. Ühesõnaga mingid siuksed asjad, vaata. Nii, viina jutust läheme tagasi restomeemide juurde. Tahtsin küsida, kas sul on nagu oma contenti genereerimise ajal tekkinud mingi üks kõige õnnestunum meem ja kõige ebaõnnestunum. Ma ei räägi praegu likeidest, vaid sellest, et inimesed reaalselt nagu reageerisid selle peale hästi või vastupidi halvasti ja no, nagu sa rääkisid, et kirjutid ja sa oled kõige halvem meem, mis ma olen teinud telefonis, sest ma ei ole siiamaani ennast joonud veel nii täis, et mul tuleks nii palju julgust, et seda üles panna. See on... Me vaatame seda hiljem. Ühesõnaga, kui ma praegu sellest räägin, siis see läheb nagu podcasti ka või? No sa võid näidata niimoodi, et vist kaamerasse näita. Ma vaatan, kas... Ühesõnaga, ma ei tea, võib-olla mulle endale tundub, et see on lihtsalt nii halb, aga ühesõnaga ma ei ole seda veel üles pannud. Ilmselt mingi põhjusega, siis võib-olla see ei olegi. Kas me läheme, kui me lõpetame, läheme... Ja kas te näete siit seda? Ära siia näitama mulle. Ja eks siis jah, ma ei ole seda üles julgenud panna, see on kõige halvem meem, mis ma olen teinud selles suhtes nagu ta on lihtsalt nii rõve halb, ma isegi ei tea, kus see mõte mul tuli nagu kuna ma vihkan seda friikartuli teemat niikuinii kõikidest meemidest, mis mul korduvad, siis see friikartuli teema on see, mida ma olen tähele pannud, kordub kõige rohkem, sest Miks?
tule, kui sa tuled restorani ja sa ütled mulle, et su lapsed söövad ainult friikartuleid, putsi tuleks vangi panna. Sa oled läbi kukkunud inimese ja vanemana ja putsi sul lapsed tuleks lihtsalt koonduslaagrisse saata ja mine vittu. Tehka nagu, sa ei saa kasvatada lapsi ainult friikartulite peal üles, nii kuradi inimesed sealt tulevad nagu. Jaa, aga mis on meie... Dirhamis, ma toon näite, suvel. Dirhamis. Mingi kari mingit snoobe sõidab oma jahiga sisse, tulevad sul terrassile, mingi siuke kären ema, nagu nad ikka on, vaatama mingi väikeste tütardega. Vaatab sulle sirgelt lihtsalt silma sisse, on suur kuradi silt kalakohvik. Mis teil ainult kala ongi või? Mingi, jaa, et me oleme kalakohvik. Steak ei olegi või? Aga friikartulid ei ole või? Mingi, ei. Ma võin praekartulid lastel teha. Ei, nad söövad ainult friikartulid. Mingid tuurnaine lihtsalt, kuidas mul pulss on nagu mingi. Ja siis ta on lihtsalt nagu mingi, okei, aga kus on lähim koht, kust friikartuleid saada? See on nüüd Roosta Puhkeküla 6 kilti sinna poole. Mis ta on nagu mingi, kuidas me peaks sinna saama? Jala, autoga, bussiga, häälega. Ma ei tea, variant on palju. Aga me oleme jahiga ju. Mingi, miks see jahi peale friikartuleid ei ostnud? Kõik nagu ma ei viitsinu. Mees nad läksid minema. Ja läksidki minema? Ja läksidki minema, sest meil on friikartulid. Tere, su lapsed saavad ainult friikartulid. Kuidas sa oled jahiga ringi, sul on friikartulid, nad surevad nälga sul peale. Nad sööb mitte midagi muud, mida sa annad neile? Okei, see on üks äärmus. Tegelikult teine äärmus, mina kui 2 lapse isa. Et... Ma tean, et lapsed on pikid. Nad on... Mitte seda, vaid, et kui ma lähen restorani ja või kuskil on nagu söögikoht, vahet ei ole, see ei pea restoran olema, et me peatame lastega nagu kus iganes. Ja siis sa tahad lastele midagi süüa osta. Siis sa vaatad laste menüüd ja tavaliselt see on mingi viinerid, friikartulid, pitškuredi, külmutatud pelmeenid. Ja samal ajal mina söön mingi antrekood steiki, mis on lennukiga Austraaliast toodud, on ju. Mida vittu? Ma olen ka nõus sellega, et nagu laste menüüd on mingi... see pakkumine, kus on see normaalne pakkumine, et see hakkab paranema, on ju, aga mitte veel. Mu kõige suurem üllatus oli paar aastat tagasi käisime perega, kui kõik hästi oli, käisime kuuks ajaks Lõuna-Afrikasse. Tripisime seal erinevates linnades ja restoranides, on ju, ja sealsed laste menüüd on sellised, et lastele tuuakse toit lauda ja sa oled mingi... Ma ei taha enda oma nähagi enam nagu mingisugused, no kõige suurem oli siis, kui mu lastele toodi sellised nii väiksed mini-lambakare tükke. Ja nad olid mingi reaalselt nii väiksed ja mingi pastinaagi püree ja mingi marjadega ma olin mingi, ja see maksid mingi 7 euri. Selles suhtes on hea, et võib-olla kui ongi, et sa kuradi restoranis ka pakud käinud friikartulid lastele või ainult pastat vaata või nagu ütle. Pasta veel, aga noh, kui sa reaalselt lähed ja seal on mingi salvesti frikadelli suppe ja sa on nii. Et peaks nagu veits vaatama väljapoolest, et nagu kõige ägedam on see, kui tulevad mingid noored lapsed mingi vanematega ja tellivad steiki reaalselt. See on nagu mingi... Jaa, vaata, et nagu tegelikult ka nagu siit kasvavad normaalselt inimesed nagu, sa veel metalit ka kuulad nagu Eurool kuulad. Ainult steik, jah? No ja mul üks laps saab steik, jah. Ideaalne, kui ta veel metalit ka sul kuulama. Kuulab metalitele ka, nii. Fucking ei, lapsendama hakkad kunagi. Kui endal saab Üdendab jah, kui endal villand saab, siis nagu, jah. Innovards cover. Okei. Järgmine teema, mida ma tahtsin arutada sinuga, obviously meie äris on 3 sellist suuremad keeluteemad olemas, milles ei räägi klientidega, see on siis sport, poliitika ja usk, või siis, see on üldreegel selline, või ta ei ole reegel, aga pigem see tundus, et tead nagu mitte saada... Et mitte eskaleeruda erinevaid olukordi, on ju. Kas sul on olemas nagu mingid teemad, mis on sinu jaoks tabu töö? Ma ei ole üldse väga inimene, kellel on mingid tabusid, aga need kõik 3 teemat on tegelikult niimoodi, et spordist ma ei tea mitte midagi, sest kehaline kasvatus oli ma ainuke 2 tunnistusel kunagi. Kuidas sul võimalik on üldse? No meil oli spordipäev 9. klassis, ma läksin sõbraga Haapsalusse jooma ja siis mul jäeti kehalist kasvatuses suvetööle. Ma ehitasin staadionit. Haapsalus? Ei,
seal kodukülas, kus ma elasin. Ühesõnaga, et niimoodi. Nii jamur. Haridussüsteem at its best, noh. Kehaliskasvatus suvetööl jäämine on lihtsalt Kas see oli fantastiline. nagu väärt seda ka või? Mis asja? Kas see oli väärt seda suvetööle jäämisse jooming või? Need tüdrukud kindlasti olid. Yes, baby. Selles suhtes jaa. Ega see staadioni ehitamine oli ka mingi, mis see ikka väga, vedasid mingit kruusa kuskilt maja tagant kokku ja siis tegid suitsulendajana. Ehk siis mingi keeluteemasid ei ole ja sa oleks võinud rahulikult mingi religiooni... Ma ei oska sporditeemal mitte midagi ühegi inimesega rääkida, nagu mul tuleb mingisugune, astub keegi uksest sisse. Ja kummitab. Tahab rääkida muga mingi, ma ei tea, rallist või jalgpallist või ma ei tea mitte midagi, null, täiesti null, nagu mind ei koti mingid Järveojad ja mingid Tänakud ja mul on suva vaata. Ma ei vaata sporti, ma võin nagu mingi generik kaasa lihtsalt rääkida või noogutada seal laua kõrval, et ma saan midagi aru, aga ma tegelikult ei saa mitte midagi aru. Oota, mis see järgmine oli? Täpselt sama. Kõik sõbrad on mingi jalgpalli MM ja mul on mingi, saad aru, mu koduküla Aha. poisid on kõik niimoodi, et tead, neil Tänaku auto otsa ette ei ole tätoveeritud. Nad on nagu mingi, käivad kõikidel rallidel, neil on mingid lipud, asjad, värgid. Ma lihtsalt nagu mingi, miks? Te lihtsalt kasutate rallit selleks, et juua looduses. Nagu miks te lihtsalt juua looduses? Sa oled nagu istud seal grillid, mingid vennad on külil ja mingi täiesti joobes, vaata. Sa sõidab üks auto mingi 15 minut tagant, mõtled mjau! Puts kõik tolm vittus, vaata, mingi silmad on paska täis. Tuleb best season ever, noh. Nagu, why? Okei, me ei taha sellega ju öelda, et me ei ole, mitte seda isegi, et me ei ole uudishimulikud inimesed. Mina olen väga uudishimulik ja ma tean, et sina ka, aga spordist. Mind ei ole kunagi see, ma ei tea miks. Sügavalt pohhui, ma ei tea miks see. Aga oota, mis järgmine oli, et poliitika ja usk. Poliitika teemal ma ei taha üldse väga kellegiga rääkida, sest ma lähen ise nii, ma olen see vend, kes on nagu mingi täna poliitikast ei räägi. Two beers in nagu mingi Hitler was actually a pretty okay guy. He liked dogs and children, nagu pohhu, et talle juudid ei meeldinud, aga nagu lapsed ja koerad ju meeldisid tegelikult. Okei. Ühesõnaga ja usk. Ja usk, jah. Eestlane on nii sükene inimene, et ta ei räägi niikuinii usust, sest ta ei usu midagi, vaata. Selles suhtes, et eestlane on nii ateistlik, et see ei tule nagu väga teemaks. Pigem on see, et sa kõnnid tööle, siis sul tulevad need mingid Aasia tšikid kuskil seal Vabaduse väljakul. Hello, godmother, something, sa oled nagu mingi, mul on sitaks kiire, vaata, mingi davai, vaata. Pole kunagi näinud. Ja mul oli iga kord ma läksin Pegassi tööle, ma hakkasin Vabaduse väljakut nagu vältima, sest ma teadsin, et mingid korea tšikid jooksevad seal ringa ja tahavad sulle mingi jumalema juttu rääkida, vaata. Oli ta? Nagu for real, ausalt, nagu mul iga kord ma läksin sealt mööda mingi hero ja neil on see hero, would you like to rock? Ei suuda vaata lihtsalt, nagu ma nagu mingi, et ei, et ei. Jah, ma ei oska usust väga midagi rääkida. Ma ei pea ennast täiesti mingiks ateistiks, aga nagu ma usun pigem mingi, ma ei tea, loodusesse ja mingi... Rändkividesse. No mingi, ma ei tea, universumi ühtsusesse something, vaata. Mitte nagu mingi, kusagil on mingi vend, kes mingi teab ja näeb ja teab kõike, mida sa teed ja mõtled. Sounds like a bullshit, jah. Ma ei tea, võib-olla ei ole, pärast ei ole. Sa ütlesid vend, et saame pärast halvaid kommentaare, et võib-olla see on õde hoopis. KTM, ma pole nii mõelnudki. All right, lähme vaikselt edasi. Meil on paar küsimust veel sulle, et järgmine on, kuidas meie armsad naabrid restoranides käituvad. Naabrid ehk siis soomlased, rootslased, venelased ja lätlased. Et sul on, ma olen täiesti kindel, et mingisugune käitumismuster on tekkinud juba ja tead, kuidas ja mida. Alustame siis näiteks rootsi tüüpides. Need kusjuures ma ei tea. Rootslased on need vennad, kes suudavad kuidagi niimoodi, et sa lähed õhtul ja sa oled lihtsalt nagu truly amazed, ma olen alati nagu nende peale, sest nad suudavad nagu oma mingid fucking huuletubaka mingid pakke nagu sellistesse kohtadesse nagu mingi flippida. Mida vittu, kuidas sa said selle sinna, et sa oled nagu mingi peldikusse ja siis see kutt on selle flippinud kuhugile nagu mingi kuradi lambi sisse enam-vähem, sa oled nagu mingi damn dude, nagu ma olen impressed nagu reaalselt, ma ei ole isegi vihane, vaata, nagu kuidas sa said selle sinna. Nagu ja siis sa leiad, üks rootsi laud käib ära, sa leiad mingi 6 nädalat veel neid kuradi kuskilt laudade alt või ma ei tea, kuhu iganes nad peidavad neid nagu.
see on Rootsi teema. Väike off-top meie teemale, et kui keegi on seda teinud kunagi, perse küll. Tegelikult ka. Inimesed, kes baarides ja restoranides kleebivad oma nätsu laua ja baari leti alla. Teie jaoks on põrgus eraldi katel. Kui ta mulle vahele jätta, ma kastreerin teid sidrunipressiga tegelikult ka. Päriselt ka nagu. Meil on salvrätte all over the place on ju. Teie jaoks on olemas eraldi katel põrgus. Boileri ruum. Broiler room. Broiler ruum. Ühesõnaga nagu... See on nii ajuvaba lihtsalt. Ma ei saa aru sellest, nagu sul on... Need kuradi mokatubakatel on ju peal isegi, see täitsa olemas, kus need käivad, vaata, siis see on nagu mingi... Pole minu probleem, vaata, mingi fuck it, küll mingi teenid ja seal ära koristab kunagi. Ühesõnaga, see on Rootsi teema, raudselt. Okei, soomid. Bada! Soomlane, kui nüüd on kaine, on jumala okei inimene. Kas selline eksisteerib? Kaine soomlane? Ei. Ta tuleb Tallinkiga üle ju. Nagu sa ei saa kainet Tallinkiga tulla, see ei ole võimalik lihtsalt. Nagu selline, jah, et see on üldse kapteni sild, mitte baar, vaata. See baarman võiks lihtsalt juhtida seda laeva, vaata. Okei, üks asi, mis on soomlastega selge, et soomlastes on nagu legendaarsed joodraha jätjad. Nagu legend, et see võibki olla nagu suur kamp inimesi, mitu käiku, 450 pluss eurot arve ja ta nagu niimoodi jätab sulle mingi roosade sentide punti niimoodi plõng, aitäh, kiitos, kõik oli super värki. Kommipaberid, mu lemmik lihtsalt. Kommipaberid, jah? Ja, sest nagu viid mingi arve ja siis nagu mingi parim teenindus, räägin kõikidele sõpradele, siis on nagu mingi, ära räägi parem. Nagu mingi ei taha su sõpru siia lihtsalt. Ei, no tegelikult nagu see, et ma saan aru, et mõnedes kultuurides joodraha jätmine ei olegi okei, on ju. Jaapan näiteks. Soomes ei jäta ka. Soomes ei jäta ja see on okei. Aga see ei ole sellepärast, et nad mitte ei jäta, vaid sellepärast, et soomlased on rohkem juudid kui fucking juudid Iisraelis. Nagu, ja ausalt, ma olen täiesti veendunud, et soomlane on juud nagu. Üks asi on see, et... Kui nad jagavad oma arveid perekonna siseselt laiali, nagu millest me nagu... Nagu mingi you young bitches, you're on your own, vaata, nagu isal on mingi oma rahakott nagu. Näe, aga ma saan aru, et kui nagu sinu enda kultuuris see ei ole tavas, see on okei, aga ära siis üldse tee seda, ära jäta, ära viska neid mingi roosa Peppa Pig sente kuskile laua peale, et nagu... Õnneks seda on vähe, nagu palju ei ole. Ja kusjuures see trend on nagu hakanud isegi muutuma, et nagu Ülos, kus ma praegu töötan, enne kui muidugi mingi kõik asjad kinni läksid, on ju. Jah, sorry, jah, ühesõnaga, soomlane on nagu, ma ei tea isegi, mis see protsent võib olla, äkki 50% Ülos või? Ma ei tea, kas võib-olla parem liiga palju, aga ühesõnaga, ma olen nii kaua Soomlast on palju, on ju? Ma olen nii kaua selles businessis olnud, et kui nagu mõelda 10 aastat tagasi, siis nad on hakanud jätma jotsi. Nagu tegelikult 10 aastat tagasi oli see, kui oli soomlane, see võisid olla täitsa kindel, et ei tule midagi, vaata. Ja kui harva tuli, siis olid mingi what the fuck, et nagu jooksed enam järgi, kuule te jätsite maha midagi, vaata. Nagu te unustasite või kukkus ja välja äkki taskust, vaata. Nagu hämmingus lihtsalt. Aga nad on hakanud jätma, tõesti. Aga muu võib-olla on asi selles, et meie teenindus on läinud paremaks aastatega. Aga me ei tea, midagi on muutunud. Okei, ja kui me jätame selle tipi teema välja soomlastest, kuidas käitumine muidu on? Kui nad on kained, nad on fine, aga nii kui nad on täis, siis nad on täielikult loomad lihtsalt. Nagu eestlane on ka purjuspeaga päris jube, aga nagu soomlane on ikka, see on mingi next level nagu. Nad on nagu... Soomlaste puhul meeldib kõige rohkem, kui ta nagu jääb purju ja siis esialgu ta rääkis sinuga kuidagigi veel mingisuguseski inglise keeles on ju. Siis pärast ta lihtsalt nagu karjub kõvemini. See on räige. Selles suhtes, et inimene nagu üritab välja öelda, sa oled mingi, ma ei räägi soome keeld on ju. Ja ta, okei. Lihtsalt rääkib kõvemini vastu. Itaallased. Sorry, nad ei ole küll meie naabrid, aga itaallased. God fucking damn it, kus ma neid vihkan. Nagu reaalselt nagu, nad tulevad sulle restorani ja siis ta on lihtsalt nagu mingi paabid puupivad tema mingi vähemis keelt on ju. Mingi English, something, ta ei saa mitte midagi aru on ju, mida sa nagu tahad ta käest, siis ma ei saa aru, mida ta tahab. Siis selle asemel, et nagu kuidagi proovida, siis ta nagu tõstab oma häält mingi 4 korda ja lihtsalt vehitab siis ta mingi, kuradi lihtsalt räigelt, sa oled ikka nagu mingi nope, still not getting it. Ja siis ta lõpuks on lihtsalt nagu mingi toilet seal.
ja siis mu eluunistus on see, ma muidu vihkan reisida ja lennata ja värki. Mu eluunistus on see, et ma lähen Itaaliasse kunagi. Ja käid samas. Ma astun kuhugi restorani sisse. Jou, kus peldik on? Siis ta on lihtsalt mingi kekoosa. Ma olen lihtsalt nagu mingi türa vets, peldik, puits aru ei saa, mida juttu, kus ma räägin nagu. Ja siis lõpus olen lihtsalt nagu mingi toilet. Ja siis ma võin Eestisse tagasi tulla, siis ma olen rahul. Okei, kuidas meil Moskva ja Peterburgi on? Kusjuures venelased on nagu venelane on tegelikult üks parimaid kliente võib-olla üldse. Eriti kui sa oskad veel vene keelt ka. Nagu minu meelest nad on nagu... Jaa, põhiliselt ju käivad Pihkva võib-olla, kui nad saavad üks kord Tartust läbi sõita millalgi kuhugi on ju. Aga Moskva venelane on suska, ta on ikkagi sloop, vaata, ja ülbem, ta on ikkagi harjunud nagu saama, vaata, et nagu neil on see restorani kultuur on nii teisel tasemel, nagu mis meil on, vaata. Et noh, see on tõesti see, et kultrussikutes jobu nõuab viigimarjuna tegelikult. Et nad on nagu mingi tõesti teisel tasandil. Aga muidu venelane on... Peterburg kui kultuurpealinn. Kui venelased on MVP. Jaa, tegelikult ka, nagu kui sa oskad veel nagu natukenegi, mul on tegelikult vene keel on nagu põhimõtteliselt null, mul on ma ei tea, ma ei oska, mu nime oska vene keeles öelda. Rainis. See oli pigem läte. No kui me juba tulime lätlaste poole, kuidas lätekad on? Lätakad on okeid tegelikult. Mul eriti, sest et nagu nad kuulevad, et mu nimi on Rainis, siis mul on õhtu tehtud. Nagu muust ei saagi rääkida, sest nad on nagu mingi... Rainis ei ole tegelikult, ma ei tea mitu miljon korda ma olen seda kuulnud. Rainis ei ole Lätis üldse tegelikult päris nimi. Rainis on tegelikult nende kõige kuulsam kirjanik on Jaanis Rainis ja see on tema kirjaniku välja mõeldud agronüüm, vaata. Ehk siis selle kirjaniku nimi, mis on Eestis kuidagi laialdaselt hakanud levima, et nagu pannakse Rainis nimeks, aga lätlased ise ei kasuta seda nime. Ehk siis nad on alati nagu, vau, Rainis mingi ja siis põhimõtteliselt õhtu on tehtud, siis muud väga ei saagi rääkida. Okei, enne kui me jätkame, meil on jõudnud aeg proovida meie digestiivi. Ma ei tea, kas see on... Kas teed kurka ka? Ei, kurki saab. Ja, digestiiv on meil White Russian ja see on tehtud väikse twistiga Kaifi poolt, et tavaliselt sinna läheb kas koor või piim, selle üle on sama palju vaidlemisi kui ka usu teemal on ju. Meie teeme tavaliselt selle piimaga, et tal liiga rasvane ei ole, aga täis piim. Aga Mr. Lebowski teeb näiteks seda koorega. Koorega, Mr. Lebowski kindlasti teeb koorega seda. Nii et vaadake ise, mis on teie klassik, aga meie twist on selline, et see on selline mocha White Russian. Nii et piima asemel on seal väga õrn kakao. See kõlab päris hästi. Nii et see on mocha White Russian meie digestiiviks ja vahepalaks amuse-bouche on see läbipaistev vedelik kurgiga. Arvake ära, mis see võib olla, eriti veel teades, et White Russian on viina peal tehtud. Nii et teie kaunistuste karpides peaks olema paar kurki ka. Väiksemaid kurke ei leidnud. See rikub viina maitse ära, siis oli palju kurki süüa. Kurgid nagu siivkad. Ma tahtsin küsida vahele, kuidas teile see melopulevadier meeldis? Neid ei ole, nad läksid jooma kõik. Kõik on läinud. Kuule, aga teeme vahepeal. Cheeriossi. Tšing-tšing. Cheerios. Ta juba tegid see juba pimedas seal. Vaikselt mingi ära nihverdanud juba, vaata. Oo jah. Ma esimest korda kuulsin, et te panete viina vaati või nagu kraani. See oli kraaniviin või? Ja ma olin nagu mingi, ma tean, kus mu raha hakkab minema lihtsalt Tallinnas nagu. Well, ei lähe, me müüme viina šoti soolakurgiga kõrvale 2,5 euroga. Ma arvan, et kuskil kuradi ma 3 lõvis on kallim. Mitte šöö. Kurat, ma ei mäleta 3 lõvi hindasid. Mul on see kiiks ka, et mul meeldib kõikides kõige räigemates peldikutes kohtades käia. Ja, mul on sõbraga selline rituaal olemas, et vahest saame kokku, teadlikult läheme jooma ja teadlikult läheme jooma ainult nendesse kohtadesse, kus me mõlemad pole kunagi käinud.
ja niimoodi ma olen käinud mingi Õismäe, Astangu tagustes baarides. Ja ma tean, mul on mingid siuksed kohad nagu mingi Arnelli baar ja mingid kuradi nagu need on. Oh yeah! Veebijoomang! Kus on Martin ja Krõõt? Nad teevad oma neid Russianeid välja. Russianid, okei, aga selata meile, miks meie digestiiviks on täna White Russian? Mul on tegelikult niimoodi, et ma ei joo kohvi nagu üldse. Pole kunagi joonud, mul on mingi hästi huvitav organism, et kõik ained, mis ma talle sisse annan, on tal suht vain. Ükskõik nagu kogu Mendelejevi tabel on siiamaani tal täiesti okei olnud. Ja ainukene asi, mille ma avastasin mingi, ma ei tea, mingi teismeas, ta ei talu kofeiini. Nagu mu organism ei talu kofeiini. Mis siis juhtub? Süda hakkab? Jaa, ta lööb nagu mul südame rütmist välja. Nagu reaalselt nagu lööbki, sest hakkab nagu käima mingi ja mingi niimoodi, vaata. Ja see on üli annoying, kes faksab nagu mingi. Ma loodan, et ma suren ära, aga sa kunagi ei sure ära, vaata. Nagu, mida sa õrritad mind nagu? Sest jää seisma, sest nagu isi jaurida. Ja ühesõnaga, ma ei joo kohvi. Ja siis, kui ma kunagi avastasin selle joogi, see käib nagu luuaga, vaata. Siis on see õrn nagu kohvimekk, mis mulle iseenesest nagu meeldib. Lisaks viin ja piim. Need, piima ma joon ka niimoodi, et mul läheb mingi 2 liitrit piima päevas lihtsalt sirgelt niisama joomiseks, vaata. Et ma olen mingi eluaeg olnud mingi maavärk vist. Lihtsalt ma joon räigelt piima. Ja siin on põhimõtteliselt... Kas sa oskad lehma lüpsta? Jaa, muidugi. Ma olen ikka väiksel lüpsnud küll. See ei ole lehma lüpsnud. Siis mind kunagi ei ole. Aga saaks väga halva käi. Saaks ilmselt küll, jah. Harjutame teeb meistriks, aga ikka, teades praegust olukorda ilmselt sügisel paiku lähen ikka. See on ainult masinad, see peab käsitsi midagi tegema. Käsid piim ikka. Sa peab lihtsalt käsitsi lüpsma kiiremini kui need masinad. Sa lased niimoodi, et tule sudar läheb põlema alt, vaata. See oleks lege. Ja siis sa tuled tagasi kunagi. Ja läheb geibaari tööle. Just. Ja sauna klubisse. Sa oled nagu lihtsalt üle linna baarmen, nagu mehed oled reas nagu. See kutt lüpsab su mingi 15 sekundiga rahast ja kõigest tühjaks nagu. It's a plan. Jah. Lassi sellest ei tea veel, aga ta hakkab ka seda tegema. Lassi ja Kasakov lüpseks, ma teen aktsiooni lihtsalt Facebookis. Hashtag, jah. Ok, kuulan. Järgmine teema. Meil on paar asja veel, mida me tahame... Ma tahtsin siia vahele öelda, et Great Lebowski on ka üks mu lemmikuid filme, sest et... Big Lebowski. Big Lebowski. Ja, ehk siis The Dude on üks mu, ma arvan, spirit animali. Nagu selles suhtes mükene ta on ja samuti ta igasugune ainete ja alkoholi tarbimine ja samas hästi chilliks jäämine kõiges on nagu asi, mida tänapäeva maailmas ma arvan, meil oleks kõigile vaja. Näiteks siis, kes ei ole vaadanud Big Lebowskit, siit teile filmisoovitus kindlasti vaadake. Kindel minek on ju. Jep. All right. Tahaks küsida sinu käest üleüldiste nagu alkoholi tarbimise trendide kohta. Kas sa oled mingit muutust märkanud viimase... Kui kaua sa töötad restoraneeris? See on jumala hea küsimus, sest et ma töötan sellest ajast said, kui ma olin 16, ehk siis, mis see teeb nüüd, 15 aastat. Aga kuna mu ema, mu vanaema ja mu vanavanaema on kõik kokad. Okay. Ehk siis nagu, ja mu ema oli rase, siis ta juba töötas kokana, siis ma alati olen rääkinud, et sellest hetkest alates, kui ma isa kottidest välja sain, ma olin tegelikult juba köögis. Nii et nagu 31 aastat võib siis öelda põhimõtteliselt. Okay. Ma olen üles kasvanud sööklates ja igal pool, aga tegelikult nagu ma ei tea. Aga kui me räägime näiteks viimasest 10 aastast, kas sa näed mingit trendide muutust, tarbimisharjumuste muutust, kas inimesed joovad teistmoodi kui... Inimene on muutunud teadlikumaks. Just, ma arvan, et veini ja kõige osas või nagu ühiskond ise on ka muutunud. Ehk siis nagu meil on tulnud peale nii palju häid koolitajaid, nii palju inimesi, kes on ennast koolitanud. No ilmselgelt sul ju ühiskond areneb selle pealt, kui palju inimesed harivad ennast ja sellega ka nagu annavad seda endast välja. Et see on 10 aastaga tegelikult väga-väga palju muutunud. Ehk kui ma mäletan, et kui palju nagu kunagi üldse nagu koolitati või tegi või kui palju neid koolitajaid oli võrreldes praeguse ajaga. See oli nagu ju marginaalselt väiksem summa selles suhtes. Lisaks nagu 10 aastat tagasi Tallinnas leida mingi sukene kokteili koht, nagu on mingi, ma ei tea, saserik või nagu tabak, ripp on ja mida küll ei ole. Või nagu Whisper Sisters või nagu isegi teie või nagu
mida iganes on ju, see 10 aastat tagasi polnud olemas keskast asja. Sa lähed kuhugile fucking kuradi urkasse jooma, sa saadki oma klubi keerajat nagu. Või džintoonikud. Klubikultuur oli täiesti teissugune. Mis see valge baari nime oli? Prive all. Oh my god, ma jään sulle küll vastuse võlgu. Mitte stuudio. See oli minu jaoks see ja siis kaubamaja juures Up nurga peal. Jaa, seal oli jah. Up oli esimene nagu kokteili bar ish on ju. Kurat, mis selle stereo. Just, jaa. Ehk siis jah, nagu see on nagu kindlasti muutunud. Inimeste teadlikkus on nii palju paremaks läinud, vaata, et nagu noh. Enam inimene ei tule sul nagu mingi restorani, et kuule joo, et ma ei tea, küta mulle mingi Bacardi Cola, vaata. Et noh, ta tulebki, ma ei tea, okei, gin tonic on meie nüüd uue maailma Bacardi Cola, aga nagu täiesti reality või livingin. Ehk siis nagu, enam saavad gin tonic kusjuures. See on mingi nagu, ma tean. See on nagu mingi inimene tuleb sisse, vaata, gin tonic. Ja noh, õnneks on nagu see ginide sortiment on nii suur, et sa nagu saad seal mingi mängimist. Me tegime siin, mis see oli, veebruarikuu numbreid on ju, ja siis teise korruse kolmandik terve baari müügist. Ei olnud gin tonic, oli Greyhound, ehk siis on gin tonic ja värske roosa kreevimaa. Okei, väga huvitav. Nii et kõigil on teadmiseks hea retsept on inimesed joovad, et jagame meeleldi on ju. Okei, aga kogu selliselt, sest ma mäletan, kui ma hakkasin baaris tööd tegema, see oli 2006 ja see oli kohvik Moskva on ju, siis reedese trammi ajal sul oli keskmine normaalne tellimus siuke, et nagu 2 topeltrumkoolad ja mingi 8 hot shoti ja su ees oli mingi 2 esimese kursused tüdrukud on ju. Et vaata, siuksed kohad on nagu, tegelikult ma ei saa öelda, et need turult on ära kadunud, sest mingid siuksed place nagu laborivärgid on ikka olemas, vaata, vanalinnas. Ma mõtlen nagu, kunagi oli Shooters. No siis oligi ju nagu mingi noorte place lähed sinna, tõmbad oma õhtu jooksul mingi 50 shotti näkku, nikud, keda sa ei tea ja siis lähed koju vaata. Või siis nikud kodus, keda sa ei tea. Kuidas on võimalik üldse seksida nii purjus olekus? Sa oskad või? Ole nagu purjus mul on. Mul on nagu 2 jooki ja seks on viimane asi, mille peale ma mõtlen. Nii palju muid huvitavaid asju. Nagu usust rääkida natuke. Mul on nagu see, et nagu, kui ma olen nagu mingi 20 jooki sees juba, siis ma tahan nagu seksida ikka, aga mu keha on lihtsalt nagu mingi tüüd, ma nagu läksin ammu magama juba, joron ja lauma vaata. Sa oled lihtsalt nagu... Kuule, jää ööseks siia, ma luban, ma olen hommikul parem. Jääd magama, lased peeru, haisad lihtsalt. Sa hommikul vaatad mingi God fucking damn it, siis mul on alati nagu... Ma enam ei ole selline ausalt, nagu ma olin noor kunagi. Siis mu secret weapon oli alati hommikul see, et sa olid nagu mingi feikisid, mina tegin seda alati nagu mingi feigid mingit telefonikõne. Joo paps, mida putsi sa jood varem või? Kuule, ei tule, jaa. Oota, kus maal saad? Ristil, no see on mingi 20, jaa, davai. Mingi tšikile, kuule mu isa tuleb varem, ma ei tea, mis nuss on, tahad siia jääda või nagu piu, läinud, omletti tegema. You bastard. Ühesõnaga, aga ma leidsin sellele ka lahenduse. Oota, pohmelliga on ju alati kõik hästi. Ma mõtlen, et sa teed hommikul selle ringi ära. Ja pohmelliseks on alati suke, et see on ju täiesti kasutasid. Jaa, aga see on füüsiliselt võimalik vähemalt, sest su keha on mingi alarm, we're going to die nagu viimane purske välja. Suke, et nagu sa, ütleme, kodus pohmas sa oled mingi vallaline mees on ja sa mingi ketrad kõiki naisi oma peas läbi nagu mingit kuradi seda folderit, vaata mingi, tere, kes see viitsiks muga nikkuda, kui mul on pohmell või kes viitsiks muga nikkuda, vaata. Siis lõpuks mingi valitselt mingi ühe välja, hakata ka jaurama, vaata, proovitada pool päeva enda juurde saada, siis ta lõpuks saata kuidagi läbi kõikide imed enda juurde. Siis ronid talle selga, teed 3 tõuget, täiksed tulid ja aega. Ja kõik, siis pohmelliseks, nagu täiesti kasutasid. Sa sai rahmelda selle otsas, sul on pohmaks, sa väsid ära, vaata. Ehk siis see on nagu lihtsalt in and out, 5 minutes adventure ja 5 minutes, it's like even okei. Inimesed hakkasid teadlikumalt tarbida, on ju. See on kindlasti nagu tarbima. Siin on nagu, ma olen osaliselt sinuga nõus, sest jah, inimesed teavad rohkem, nad on reisinud rohkem, proovinud rohkem, näinud rohkem ja kõike seda, on ju. Aga samas ma näen viimased paari aasta jooksul nii palju nagu segadusi, nii palju topeltstandarde mingi
kahemõttelisust, on ju. Ma pean silmas näiteks selliseid olukordi, mis on nagu suht igapäevane tegevus siin Kaifis, et sa oled baaris, on ju, mingi külaline pöördub sinu poole, et kuule, kas sul on light toonikut või mingid suhkruvaba pikendajad, et ma mingi jälgin kaalu, whatever, on ju. Sa oled, meil on olemas nii light toonik, madala suhkrusisaldusega kui ka täiesti suhkruvaba. Ja siis ta ütles, okei, ma võtan selle suhkruvaba ja panen topel gin tonic mulle sellega. Siis sa oled mingi türa. Sest tegelikult sul ei ole mingi pointi. Et nagu let's get wasted with less calories or midagi. Või äkki ta ei tarbi lihtsalt suhkurt või? Äkki on seal või? Et kalorid on nagu pohhu või? Võib-olla, okei, või siis sa scrollid oma Insta feed'i nädala sees on ju ja no üle ühe kõik on ma mingi jooksen siin Ironmanil ja ma olen MyFitnessis ja ma ise teen mingit trenni on ju ja need täpselt samad inimesed on fucking koomas Kaifis nädalavahetusel ja sa tead, et türa sa vist tegid komme ka vaata oma silmina. Sa peadki nagu, see on perfect balance. Esmaspäevast reedeni sa lihtsalt nagu rämedalt nagu lihtsalt nussid oma keha füüsiliselt, et nussida teda vaimselt lihtsalt nädalavahetusel. Arstid räägivad. See toimib. Ja tegelikult ka esmaspäevast reedeni sa lihtsalt nagu elad nagu seda mingi healthy as fuck, sööd kalekapsast ainult, jood vett. Ja siis reedel ja laupäeval saad ennast täiesti kommidest kulmudeni täis imeda, vaata. Et sa saaks juua. Kusjuures mul on üks tuttav USA-s, kellel on Instas, ma ei tea, kas neil on äpp olemas, aga neil on selline programm olemas nagu Earn Your Booze. Ja see on täpselt sellest, et seal on mingisugune skaala või süsteem või äpp, ma seda täpselt ei tea, nädala jooksul, ma ei tea, 50 lõuatõmmet, 50 lõuatõmme pärast sa võid lubada endale nädalavahetusel teha mingi paar tekiilos. Ehk siis ma ise võin lubada endale või? Ehk siis ma pean ise maksma sellest või? Jah. Kes oma lõuatõmmetega, võin need niisama ka endale lubada. Okei, nii, üks tähtis küsimus veel. Nii. No, ma saan aru, et tarbides ja töödates on ju ilmselt tekib hetki, kus järgmine päev on natuke keerulisem olla kui muidu on ju. Aga kas sul on nagu tagantjärgi vaadates on olemas nagu the hangover, nagu see ainuke... Kas see peab nagu tööga seotud või nagu... Ei, lihtsalt nagu järgmine päev alkoholi tarbimises, mis oli nagu selline, et... No mu number one story, mis mul üldse on nagu, sest ma suutsin isegi ennast üllatada ja see on enamasti päris keeruline, sest nagu ma ükskord ma töötasin siis platsis kunagi, sellest on ülipalju möödas, 8 aastat äkki. Ma läksin ühe kolleegi juurde viina jooma ja siis ma ei tea, mis juhtus, aga 7 tundi ma elust lihtsalt kadus ära kuugile, ma ei tea. Ja märkasin mähkmete veel Kaineris hommikul. Ma ei mäletanud mitte midagi, nagu null täiesti, ma lihtsalt oli nagu mingi türa kinnises ruumis, mähkmed jalas, kuskil putsi mingi külili põrandal, vaata. Mähkmed olid laste mähkmed või täiskasvanud? Tõesti suured, vaata. Ma ei olnud sinna sisse midagi teinud, aga nad olid mul jalas. See oli kõik, mis mul oli jalas, üldse nagu seljas, vaata. Ma ei olnud mitte midagi, vaata. Ja siis nad õnneks olid mul enam lisanud mingi pleedi ka, vaata, mingi clean yourself up, bitch, vaata. Ja ma ei teadnud midagi, ma olen nagu null, vaata. Ja siis ma nagu enam-vähem mingi, seal on mingi luuk, teed lahti, vaata, mingi piilud, vaata, mingi ment kõnnib seal kuskil, siis mingi, sina vaata, tule siia. Siis ta enam-vähem mingi mõõdab seal mingi pilguga, sa oled päris kaine, ma saan su välja lasta, vaata, siis ta annab sulle nagu kõik su asjad, nagu, kui sa vanglast umbes välja saad, vaata, mingi here's your phone, here's your jacket, here's your mingi pants, ma mingi tüüd nagu, miks ma siin olen üldse, nagu ma ei teadnud mitte midagi, vaata. Ma arvasin, esimene mõte oli see, et ma lihtsalt ma läksin välja ja ma sain rämedalt luuki, vaata. Siis mul oli nagu mingi lõug oli sitaks valus, mul oli käsi oli puruks, mingi sidemes ja värk, ma oli nagu mingi türa, ma ilmselt sain räigelt sisse lihtsalt linnas. Siis ta oli nagu mingi hommikune vahetus, ma ei tea, miks sind siia toodi, vaata, mingi okei, tänks, et ei ole mitte mingi kasu, on ju. Andis mulle kõik mu riided, mingid asjad, ma panin ennast riidesse, umbes mingi häbened ennast sealt uksest välja, on ju. Sa ei tea isegi, kus sa oled, sest ma ei teadnud varem, kus Kainer üldse Tallinnas asubki, vaata. Sa lihtsalt tuled nagu uksest, ei, kusjuures ei ole, see on Seevaldi Selveri kõrval. Ja, nagu tegelikult ka. Siis tuled nagu uksest välja ja siis on nagu vaata ringi, ja kuna ma olen kunagi Seevaldis koldus, mingi, ma tean, kus ma olen. Ühesõnaga, ja
ja siis hakkad nagu üritad nagu mingid puslet peas kokku panna ja siis ma õnneks leidsin kiirabipaberi. Saad aru nagu koopia sellest, vaata. Ja siis ma sain nagu aru, mis oli nagu juhtunud, oli see, et me hakkasime sõbrannaga välja minema tema korterist ja kõik läksid lifti peale ja siis ma olin nagu ikka mingi, ma lähen trepist, aga ma komistasin ja kukkusin trepist alla peaga vastu seina. Ja ma tead, nagu mingi kiirabi tuli, viis mu minema. Ja siis ühesõnaga seal oli mingi paberi peal kirjas mingi, ma ei tea, 3:40 toodud haiglasse meile märkuseta mingi blablabla, mingi lõualus mõra, mingid asjad on ja. Siis järgmine lause on see mingi 4:20 ärkas üles täiesti mingi, ei saanud aru, kus ta on. Tõmbas omal kõik asjad küljest ära, mingi kuradi hakkas rämmama seal vaata. Ja siis põhimõtteliselt mendid viisid mõra lihtsalt nagu, jah, nii oligi. See on mu nagu number 1 ärkamine. See on päris legit, ne? Ehk siis jah, seda ma ei ole veel üle trumbanud. Nagu. Ehk siis ma ei tea, äkki kunagi, ma ei tea, mida ma pean tegema, aga siiamaani ma ei ole vaata. Võib-olla. Keegi ei tea, kui hea vool seal viinakraanis on. Jah, seda küll. Selles suhtes jah. Ja siis oli ka sirgelt viinajoomis õhtu jälle. Ja me võtsime lihtsalt 2 peal liitris viina ja siis märkan mähkmed veel kaineris, sellepärast ma joogi viina. Tööga on vist, ma ei teagi, neid tööomasid on varem olnud. Võib-olla Haapsalus kunagi, kui ma noor olin, siis oli lihtsalt see, et juhataja tuli hommikul majja, ma magasin kõhuli lihtsalt kuradi oma garderoobi põrandal, mingi kellegi saunalina oli peal. Tulin vist American Beauty't äkki öösel, ma arvan. Ta tuli nagu mingi, Rannis, mis sa siin teed? Ma tulin varem koristama, mingi täiesti 13 tundi maganud, kohe, kõik on jumala limba, et siis lähed alla, lased omale kunagi oma peakoka mentorilt õpitud triki, lased latte tassi omale siidrit. Rüüpad seda, keegi saaks aru, vaata, ja hommiku kohvi. Ja siis juhtus ma loen seda oma kõige suuremaks võiduks oma elus üldse, mul oli räige tuumapohmeel, nagu räige, ma teadsin, ma mingi 14 tundi tööl olema. Ja ma ei tea, mis juhtus, aga külaliste vets hakkas sitta üle ajama niimoodi, et see voolas trepp nagu täiesti reaalselt nagu lihtsalt kuursaalis ja voolas nagu ukse alt saali ja restoran pandi päevaks kinni ja mul oli lihtsalt mingi minevit nagu lotovõidu oleks saanud. Sain minna magama koju, ma lihtsalt nagu jumal, mul elu lõpuni hea, ilmselt mitte, aga thanks. Tere, see on see usu teema, mis sa peaks arutama just. Okei. Päris väge. Kusjuures, ma arvan, et Kohvik Moskva siis minu nii-öelda karjääri alguses see oligi kõige lägem koht, sest seal on nagu esiteks oli vabakal, kõigil on väga mugav. Mitte koju minna. Selgelt mitte, noh. Ja teiseks nagu alumise korruse keldris seal oli mingi räme labürind. Ma arvan, et seal on nagu Moskva kohviku keldrite kaudu saab siia Noblessneri tulla kuidagi. Raudselt saab. Ja siis kogu aeg sa lähed tööle kella 10-ks, ilgelt värske, alles nagu uus töötaja, et ei oska midagi, ei tea kedagi veel täpselt, sa oled mingi ülikorralik. Kella 11-ks peab terrass väljas olema, kell 9:50 sa oled kohal, teed ukse lahti ja vaata, seal on mingi 3 kokka lihtsalt maani täis mingi magavad niimoodi ja sa oled mingi meil on päevakas tunni aja pärast, mis teil, kuidas see üldse toimib ja tüübid on mingi kõige hästi kokad lihtsalt see on nagu 18-aastase Andrei jaoks ta oli mingi mida? Kokkadest rääkides 2 stooriks ja üks oli see, mis ma kuulsin Ülos ühelt kliendilt üleeile. Kuidagi lampi tuli jutuks jälle ja siis mingi vend rääkis, et tuli kuskilt lugenud seda. Ühesõnaga üks kokk oli läinud Maximasse tööle, nüüd praegusel ajal. Ja kõik Maxima töötajad olid räigelt õnnelikud, et neil on kokk tulnud, sest et ta saab seda valmis toitu. Jaa, et ta teeb nii head peresööki neile, vaata, nad oli kõik nagu mingi yes. Ja siis ta jõudis 3 päeva seal olla tööl, siis ta lasti lahti, sest ta hakkas lõunal viina jooma. Kui see ei ole kõige kokamaasi, mida ma olen kuulnud, siis nagu tegelikult ma ei tea, mis on, vaata. See on see, kui minusugused vennad nagu teevad transitionit resto elus kuhugi mujale, sest restorani maastik on nagu
ta on nagu ühiskonna sees, siin on täiesti teised reeglid, vaata. Minusugune vend ei saakski kunagi kontorisse tööle minna, sest ma haisen mingi hommikul kell 9 kohale, ma mingi 2 tundi maganud, vaata. Ma just nagu, no nii, teeme kõik ära, mis mitte midagi aru, mis ma olen seal, vaata. Jaa, et nagu öeldakse, et sa võid nagu restoranist ära minna kuskile, aga sinu seest restoran ei lähe nagu... See on mingi see ka, miks ma olen nagu jäänud kuidagi aastateks siia nagu püsima, sest et olles ise mingi vana punker ja nagu kuidagi südames siuke anarhist või ma ei tea, siuke... Mul meeldib see vabadus, mis kaasneb restorani tööga, et nagu kui sa oled tööl ja sa oled hea töötaja ja sind hinnatakse või sa teed oma töö ära, ükskõik kui sitt sul on olla või pohmakas värk, sa ei näita seda välja, sa teed lihtsalt ära vaata, sest see on vaja ära teha, see on minu mentaliteet eluaeg olnud ja vanemal generatsioonil üleüldiselt on ja. Nendest uuevatest ma ei hakka midagi rääkima. Ma vähemalt teenindusjuht oli, saad hommikul mingi kell 6 saad sõnumi, mul kukkus makk jala peale, ma ei saa tööle tulla. Mingi, kuradi makk, kell pole makki enam kodus, nagu millest räägib. Ühesõnaga ja sa teed nagu need asjad ära ja kui sul on nagu tööl on nagu kõik korras, siis kedagi kotti, mida sa väljaspool tööd teed, see on pohhui, mida sa paned aineid, naisi, mehi, mida iganes, vaata. Kedagi huvitab, tööl on kõik chill, siis sa saad elada nagu mingit täiesti ühiskonna... Väga aus töökeskkond. Jah, mulle meeldib see, nagu mulle meeldib see vabadus, kus sa saad töödata, vaata. Et ma ei kujuta ette ühtegi teist nagu mingit valdkonda, kus see niimoodi on. Miks nagu ongi mingi, USAs on ju mingi ülitavaline, et nagu mingid vangid, kes saavad välja, need ei võeta kuhugile töölest, ja siis nad ongi, enamustest nendest kuttidest saavad kokad. Kokad on lihtsalt mingid hardcore, mingid vennad ja siis nad ongi, vaata. Nad on, jah. Kusjuures ma obviously ei saa seda nimetada kõva häälega, ma töötasin nüüd viimased 3,5-4 aastat ühes suure alkoholi ettevõtetega. Ja kui meid viidi igale poole erinevatele brand brainwash üritustele, siis mida iganes tal toimus, nagu mida iganes seal toimus. Aga oli üks siuke kirjutamata reegel, et you're not allowed to have a hangover. Ja see oli nagu keegi ei öelnud sulle, et sa ei tohi teha seda või ära mine välja või ära tee seda või ära kao kuskile. Lihtsalt ära vingu järgmine. You're not allowed to have a hangover. Ja that's it, on ju. Ja nagu, kui sa ei mõtle sellele, sa võid mõelda, okei, reegel nagu reegel. Aga kui sa lähed süüdsi, okei. Tegelikult nagu see on terve ideoloogia selle taga, on ju. Minu meelest on see... Kõik on vaba, tehke mis tahate, sul ei tohi pohmelli olla. Mul on sama, et kui töötad tööl nagu... Ja mul tuleb mingi noor tüüp tuleb tööle, mul on võib-olla isegi suurem pohmelli kui tal, sest mul on vanust rohkem, nagu see on lihtsalt aastatega läheb ainult hullemaks. Tegelikult nagu God help me või ma ei tea, kes iganes. See mingi 18-aastane kutt tuleb tööle, siis ta nagu me tegime sõpradega ilme ja värki ja siis ta vingub sul päev läbi, vaata, mul nagu mingi sakid Take a shit together. Tegelikult ka nagu, ta on 31, ma tule suren niikuinii juba, vaata, mul on nüüd pohmakas ka, mul põlved läbi, mul on paks, mul on palav, tule mul on siit üksis. Mida vittu sul vinguda siin on, tule nagu ole vait lihtsalt. Nagu tegelikult ongi see, et sul ei... See võiks olla üleüldine reegel, lihtsalt sul ei tohi olla pohmelli. Sul võib olla pohmell, aga nagu ma ei taha teada sellest, et sul on pohmell, lihtsalt nagu käitu nii, nagu sul ei oleks. Ja sakid vaata, ongi kõik nagu. Olgu, minu viimane küsimus sulle kõigile meile arutamiseks. Kuhu poole meie restorani ja baari elu liigub nüüd? Kuidas, mis hakkab juhtuma? Mis su prognoos ja pakkumine on? Suveks ma pakun seda, mida ma ise ka ilmselt teen. Ma eelmine suvi olin Kirhamis, aga ma suure tõenäosusega kavatsen see suvi minna tööle Põhjaka mõisa, ma arvan. Et ma ennustan ise seda mingi kohvipaksu pealt, aga kuna piirid on kinni, keegi ei tea, kui kaua need kinni on. Mingi Soome ja Rootsi värkidega ilmselt tehakse varem lahti, aga mõtlen nagu, et kuni sa saad reaalselt kuhugi, ma ei tea, perega mingi Sharm el Sheikhi sõita või mida iganes, on ju. Pole kunagi käinud kusjuures. Ma ei lenda, nagu ei. Et ma arvan, et nagu siseturism hakkab olema see põhiline. Kui eestlane ei saa kuhugile minna, ta tahab ikkagi linnadest ära saada. Ehk siis need restoranid õitsevad see suvi, kes on... Mere ääres näiteks? Näiteks mere ääres. Ei, tegelikult ka. Ei, aga see on ideaalne, sest et nagu inimene tahab saada ära siit kuradi betoondžunglis. See on nagu meie loomulik mingi asi, vaata.
ehk siis need kohad, kes on kuskil, ongi nagu Dirhami põhjakas, kas või Ruhe siinsamas lähedal on ja mingid siuksed kohad, vaata nagu Puri võib-olla Kakumäel, teie sinna Plesneris on ja et need kohad, ma arvan, et see suvi, nendel on kõige parem. Linnakohad, nagu vanalinnakohad juba praegu on näha, et no seal on kellad. Ma käisin üks päev niimoodi, ma käisin koeraga Raekoja platsis, see oli mingi 3 nädalat tagasi. Seda ma sain linnas niimoodi koeraga jalutada, ma lasin koerarihmast lahti, sest ühtegi inimest polnud. Ma istusin põhimõtteliselt praegu üksinda Raekoja platsis, sõin 3,50 eest õlut, mis muidu maksis 8 € toop, vaata. 3,50 Raekoda või? Ma lähen homme õlut jooma. Ja tegelikult ka nagu, ma tundsin ennast nagu Soome turist. Kus see 3,50 õlu vanalinnas on? Ma olen valmis minema. Ajad on muutunud. Aga edasi, ma arvan, et mingi järgneva 2-3 kuu jooksul mingi 30-40% kohtadest läheb kinni. Eriti just need, kes on ehitanud oma klientuuri turismi peale. Ja sellised kohti on palju ja see on normaalne. Põhimõtteliselt terve vana linna. Sest et me ei tea, et kui nüüd praegu Soome piirid tehakse lahti, kas see soomlane nagu tuleb tagasi meile, vaata, on tal endal plekki, et tulla. No sellises mahus nagu tavaliselt kohe kindlasti. Ehk siis suvel jah, linnast väljas kohad, mere ääres kohad, värgid, need ilmselt on need, kes müüvad. Igasugu linnasisesed mingid värgid, kellel on olnud Eesti klientuur, näiteks Ülol ka. No meie. Jah, et on enamus eestlast olnud, need nagu püsihotel pinnal, vaata. Turistidega kohad, noh, ma ei tea, kellad, lihtsalt ongi kellad. Aga mis nagu edasi peale suve ja sügisest, ma ei kujuta ette. Ma ise nagu näen seda, et võib-olla kui nüüd ongi nagu see majandus, meie saime nagu esimestena jalaga munadesse, vaata, nagu kohe nagu meelelahutus, turism, toitlustus on ju. Aga nagu teised sektorid ei ole veel näinud seda, see sitt ei ole nagu nii-öelda alla veel nagu voolanud. Kohe voolab. Aga see võtab natukene aega, kuni see pask jõuab nagu igale poole mujale ka, siis inimestel ma arvan, et ongi nagu kõikide rahakotid ühenevad, igaüks on nagu enda perse peal väljas, et kuidas mitte kodutuks jääda põhimõtteliselt on ju. Siis võib-olla restorani äri nagu liigub selles suunas, et kodune võib-olla nagu hea söök odava hinnaga, aga selles suhtes nagu kvaliteetne. Just, et nagu võib-olla me hakkame natukene nägema, ma ei tea, et kuidas meil hakkab mingi sööklakultuur tagasi võib-olla veits tulema, vaata, nagu kunagi oli, kus inimesed nagu käisid sööklas söömas. Gurmees sööklad. No näiteks, miks mitte nagu. Nagu Ranno teed näiteks. Ja Ranno koduköök, ideaalne näide nagu. Et ma arvan, et kuidagi sa pead hoidma enda kulusid all, samas kui inimestele raha, kas tahad neile ikkagi midagi pakkuda, sa ei saa nagu, ma mõtlen praegu fine dining kohtade peale, et siin on nagu 2 variante, et nagu kas need inimesed, kes reaalselt käisid ennem ostsid 2 sotisid lõunaid, nagu neil on võib-olla siiamaani plekki, neil pohhu ju vaata. Neil on ilmselt rohkem. Ja, sest nagu, nad võib-olla ei osta enam omale mingid jahte, majasid ja autosid praegu kokku, aga nad mingi 2 sotisid lõunaid ilmselt saavad ikka endale lubada. Küsimus on lihtsalt see, et nagu palju neist alles on jäänud ja kas hoiab su mingit fine dining place'i nagu pinnal. Sest juur juba läks kinni näiteks, see on esimene fine dining ja Monrepo ei tegi lahti ennast vaata. Et noh, mingid kohad juba kukuvad ära. Monrepo minu arust nad tegid nüüd terassi lahti. Tegid või? Okei. Võlad käis Jaanikaga siin mingi päev. Igatahes ma tean, et juur läks kinni ja Ribe otsib mingit uut pinda. Et noh, mingisugused fine dining kohad juba kukuvad vaikselt ära vaata. Et sellised lihtsamad kohad, nende tulevik on võib-olla parem. Nagu mingid tänavatoit, mingid sööklatoit, siis teedki inimestele hästi, nagu mingid head asja vaata odava hinnaga, aga samas nii, et sa saad ise ka nagu ennast pinna võitud vaata. Ja kaua see kestab, keegi teab selles suhtes nagu kui tuleb veel Shit Volume 2.0 sügise paiku. Tuleb lihtsalt COVID-19 Tokyo Drift Tuu COVID, tuu 19 reis. Ühesõnaga lihtsalt nagu ja see on ilmselt kuigi nagu ma ei tea, mul kohati tundub, nagu ma ei teagi enam mida arvata, sest kui algul see pask tekkis, ma olin veebruaris, kuna ma olen eluaeg nagu olnud siuke mingi hull, kõik mu sõbrad teavad mind kui seda venda, kes on esimene, tule ole foolium siia, vaata. Kuule seda väike sitt, ma räägin sulle, tere, fucking kõik on sisalikud, vaata, ma olen see vend nagu. Ühesõnaga, nüüd kui ma lugesin, et Hiinas nagu toimub mingi pask, ma olin nagu see esimene vend veebruaris nagu mingi. We're fucked. Tere, see toimus nagu nii õigel hetkel, et nagu kui ma tahaks levitada viirus, siis ma teeks seda samamoodi, sest et nagu see oli täpselt see Hiina uusaasta algus, need jooksid mööda laiali, mööda ilma. Ehk siis nagu kuidas kõige parem levitada reaalselt, ma oleks seda samamoodi teinud, nagu pand selle sinna.
ja siis ma olin nagu mingi, see kuidagi klappis kõik nii hästi, siis ma olin nagu juba mingi veebruaris mingit rääkima peaks veits mõtlema, et ma hakkasin mingi kuivaineid ja paska ostma koju ja mingit sitta, vaata. Sõbrad olid kõik vist mingi, vaata seda lolli, vaata. Aga mees, kes magab matšeetega iga öö, on iga öö loll, välja arvatud see üks öö, kus ta ei ole loll. Ehk siis nagu lõpuks asi jõudiski kohale, ma tõmbasin ennast kohe koju ära ja mul oli seal nii palju fucking kuivaineid ja liha ja paska, et ma oleks võinud siiamaani vist võiksin lihtsalt süüa seda kuradi makarone ja kõik oli packed, vaata. Sellise jutu peale ma ei saa mitte küsida 2 küsimust. Mida sa arvad 5G tornidest ja mida sa arvad lameda maa kontseptsioonist? Ma arvan seda, et kui maa oleks lapik, siis minusugused vennad oleks selle tühjaks joonud juba. Nagu lapik viinapudel. Ma 5G tornidest tegelikult, ma ei tea, ma ei oska sealt midagi arvata. Noh, sellest suhtes lükake nüüd püsti ja siis on näha, kas oleks mingi venna sinna kõrvale vaataks, nagu tere, kas ta põleb ära, mutanteerub ära, hakkab usklikuks, mis tega toimub, vaata. Kuni ma ei tea, vaata, siis ma ei oska midagi öelda nagu selles suhtes, et ma ei tea. Küll aga on nagu see teema, et kui nad sellele mingi kohustusliku vaktsineerimise teevad, siis ma flipin küll kindlasti sitta nagu. Mitte sellepärast, et ma oleks olnud mingi anti-vaks inimene, vaid nagu ma vihkan seda ideed, et mingi riik saab kohustada sind tegema midagi, vaata. Ma nagu olen hullult seda. Maksame makse, fuck it. Et nagu... Bring it on, peaasi, et toimiks ja pild oleks ilus. Vähemalt järgmised 12. Mul peaks olema, inimesel peaks jääma valikuvabadus teha see otsus, et kas ta tahab ennast lasta süstida või mitte, vaata. Ma mõtlen selles suhtes. Et nagu kui mul on see, et nagu riik on nagu mingi... Tõmmen lihtsalt süstin teid kõiki ära, vaata, siis ma nagu, ma ei tea. Jooksed ära? Ma ei tea, Pole kuskil eosta, piirid on kinni, Onu Putin, võta mind palun sinna. Ei võta ka, neil on ka putsi. Ei ole kuhugi minna. No selve, kuuled, suur tänu sulle tulemast. Vaata, keelatud asja tänapäeval. Nii, kohe kuradi ma käed puhtaks. Meie online üritus, suur tänu teile. Aitäh, et liitusite, ma arvan, et äkki meil õnnestus paar naeratust ma loodan tekitada. Kusjuures need 2 siin, need samad Martin ja Gröte laavad mulle Mustamäel nii lähedal, et nagu nad vist on reaalselt mingi olnudki 6 nädalat kodus, sest nagu teid küll väljas näha ei ole olnud. Ma pole sind terve 3 aasta jooksul õues näinud, on ju? Oled küll, vähe korra kindlalt oled. Siis kui sa mähkurites jooksid. That one time in Bandcamp. Ja tõsi, okei, you got me there. Ja ma arvan, et me peame täitsa nagu lõpust algusesse minema ja ütlema, et meil on täna Kaifcast Resto meemidega ja saate näha tund aega, mida me oleme siin kokku ajanud, mida me oleme proovinud ja mul oleks natuke isegi kahju, kui ma näeks seda ilma nende jookideta, mida on kõik teised tänaseks kätte saanud juba. Ja tõsi, tulge siia ja proovige neid samasid jooke ja see White Russian nende oma mehed, kes joob White Russianid väga palju. Ma arvan, et see on üks parimaid White Russianid, mis ma ei for reals, nagu see oli nagu sitaks ja. Aitäh sulle, aga igal juhul, nagu me mu partneri Kristoga ütleme, Kaif ei ole baar, Kaif ei ole meie, Kaif ei ole projekt, Kaif on tunne ja me tahame seda tunnet laiali viia, kõik koos. Tulge siia külla, see on, ma arvan, ka minu lemmikkoht, kus suvel hakkad olema, nii palju kui ma linnas olen. Ja meil tuleb ju Aperol Spritzi täppist. Ja varsti, ma ei tea, kui paljud teist teavad, et ma tegin selle mingi pusasid asju vahepeal, nagu selle Resto meemide alt vaata. Ühesõnaga, varsti Heads Up on tulemas T-särgid suveks, ühe nimeks saab Aperol Spritz Bitch, kes olen siis mina. Ja teise oma on COVID-19. COVID-19. Ühesõnaga, cheerios. Oli tore teha. Väga hea, nii et keegi on, kes on jälgimas meid rekordina, siis Resto meemid, kõik lingid on postituse all. Jep. Saate leida meid väga lihtsalt. Peetri 12 on meie aadressiks. Ülilihtne. Seal on meri, jahid, siin on Aperol Spritsid. Terrass, ilus vaade. Ilus vaade. Tulge lihtsalt. Ja rinnad.
aitäh, head õhtut teile. Davai, tšau. Ping, 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 ping.